Päris kindlasti ei ole olemas inimest, kes ei kardaks saada kurja kuulutavat vähidiagnoosi. Kuigi on olukord vähi varajase avastamise ja sõeluuringute osalemisprotsendi kasvuga paranenud, ei saa iga aspektiga selle raske haiguse osas rahul olla. Et see vähitõrje on selline väga lai teema ja siin on ka need tulemused on erinevad. Et kui me räägime vähiriskiteguritest, siis siin meil kõik väga hästi ei ole, et meil suureneb näiteks liigse kehakaalu osakaal rahvastikus, mis ka ja ka sellega seotud mitmed vähihaigestumused tõusevad. Samas varases avastamises meile oleme teinud päris palju edusamme, et meil sõeluuringute osakaal tõuseb päris tõhusalt, me ei ole küll jõudnud ühegi paikme puhul veel soovitatud 70%-ni, aga üldiselt on nii-öelda positiivsed arengud siin kindlasti näha ja üldiselt varane avastamine meil pigem paraneb paljude vähkide puhul. Kindlasti meil on läinud hästi ka sellega, et meil on vähiravi tegelikult võrdlemisi edukas. Me näeme oma vähielulemuse paranemist väga paljude vähkide puhul, mis on paljuski tingitud just sellest, et meil on tegelikult väga kvaliteetne ravi ja meie arstid teevad väga head tööd. Haigestumine pahaloomulistesse kasvajatesse suureneb vanusega. 33% kõigist vähi esmajuhtudest diagnoositakse üle 75-aastastel inimestel. Nooremates vanuserühmades esineb naistel vähki sagedamini kui meestel, kuid alates 55. eluaastast haigestuvad mehed sagedamini kui naised. Siin on oma osa ka elustiilil. Kolmandik vähi haiguskoormusest on siis omistatav erinevatele käitumuslikele teguritele. Kui nüüd mõelda, millised need kõige kaalukamad on, siis võib-olla esimene on kindlasti suitsetamine, aga kindlasti ka liigne kehakaal ja alkoholi tarvitamine. Tegurite loetelu on kindlasti väga pikk, et me võime rääkida kaaluga seonduvalt ka kehalisest inaktiivsusest, me räägime vere suurest suhkrusisaldusest, mis on diabeediga seonduvalt riskiteguriks. Moto, et olla igaks juhuks tervislik, ma arvan, on asjakohane siingi. Et on ju erinevaid uuringuid, mis näitavad, et näiteks sõltuvalt siis algsest alkoholi tarvitamise või kaalutasemest või suitsetamise intensiivsusest positiivne muutus suurte uuringute põhjal tegelikult vähendab alkoholiriski nendel, kes siis oma tervisekäitumist on parandanud. Kahjuks näitab statistika, et Eestis on olemas sotsiaalne ebavõrdsus vähiennetuses ja ravis ning üldistades saab öelda, et siin on peamiseks süüdlaseks madal haridustase. Me näeme teatud vähkkasvajate puhul, et siis epidemioloogilised näitajad ehk siis suremus ja haigestumus on teatud rahvastikurühmade lõikes kõrgemad. Et kui me räägime näiteks haridustaseme lõikes, siis me näeme seda konkreetselt emakakaelavähi kontekstis, et emakakaelavähi suremus on peamiselt juhitud siis madala haridustasemega naiste puhul. Selles rühmas on lihtsalt emakakaelavähi riskiteguri HPV või inimese papilloomiviiruse levimus kõrgem ja me teame ka seda, et see rühm kaldub pigem sinnapoole, et nad kasutavad neid ennetusteenuseid, milleks on siis näiteks emakakaelavähi sõeluuring vähem ehk see ring on justkui selline. Sotsiaalset ebavõrdsust vähiennetuses ja ravis tekitab ka sissetulek ja isegi see, kas sul on elukaaslane või mitte.